Kadakas on Eesti inimese jaoks nii harilik, et sageli me looduses isegi ei märka teda mitte. Aga ometi on tal oluline osa meie kultuuriloos, mis ulatub ökoloogiast kuni kulinaariani. Ja just see tavaline kadakas tõigi täna teadurid kokku siia botaanikaaeda. See konverents on meil juba 4. aasta ja me alustasime esimese puuga ja esimese postmargiga 4 aastat tagasi ja selleks oli Marjakask. Üle-eelmine aasta oli siis harilik kuusk, eelmine aasta oli meie rahvuspuu harilik tamm ja tänavu siis eestlastele väga südamelähedane harilik kadakas. Ja igal aastal selles metsapuude seerias Eesti Post annab välja ka siis selle puumargi. Aga mis ikkagi selle kadaka nii eriliseks teeb just meie eestlaste jaoks? Ta on visa, ta on ellujääja. Ja ta on pikaajaline ja ta on nagu eestlane. Kuid kadakas ei ole pelgalt mitte ainult üks taim paljude omataoliste seas, temaga on seotud rida uskumusi. Kadakaga on nüüd sedasi, et on kokku saanud nii-öelda rahvapärane pärimus ja ka kristlik pärimus, sellepärast, et see kadakamari või käbi, tal on ristotsas ja sellega seonduvalt siis seostatakse meil kasvavad kadakad ka kõikide nende sündmustega, mis juhtusid Kristusega, näiteks suurel reedel, kui Kristus risti löödi, siis see ristipuu olnud kadakast. Ja mis on veel hästi huvitav, meil on väga palju selliseid kadakaid, mille kohta väidetakse, et nad on kasvama läinud jalutuskeppidest. Näiteks kuivanud kernukadakas ja mitmed teised veel, sest nad on natukene keerdustüvega. Kadakapuust jalutuskepid, soliidsed jalutuskepid on olnud, ütleme siin 100 aastat tagasi väga hinnas ja neile lõigati peale ka maagilisi märke, isegi ristimärke ja võib-olla ka selliseid, mis on meie omausust pärit. Kuid kadakas kannab ka raviväge ehk kadakal on olnud kaua kohta rahva- ja teadusmeditsiinis. On arvatud, et kadakas on nüüd siis varustatud sellise erilise väega, et ta suudab siis kaitsta igas mõttes, kaitsta kõige kurja eest, kaitsta haiguste eest. Ja siit on nüüd tulnud ka see üsna igipõline komme, et eestlased oma taresid on kadakaga suitsutanud, sest need on ju vaja kaitsta. Ja see on siis edasi rännanud ka teetassi, saunalavale ja tegelikult kadakaeterliku sõlis on niisugune aine nagu pineen, mis on tugevalt antimikroobse, eeskätt just antibakteriaalse toimega. Hoopis omamoodi hobi on loodusmees Henrik Relvel, kes Eestimaal kõige suuremaid kadakaid kaardistab. Mina siis jahin kõiki suuri puid nii pikkuse kui jämetse poolest. Kus need siin Eestis on siis? Neid on eri kohtades, aga ütleme kõige jämedam kadakas Eestis praegu on Lokuta ehk Metsküla kadakas, on Raplamaal. Hetkel on tema tüve ümbermõõt siis 2 meetrit ja 33 sentimeetrit. See ei ole mitte ainult Eesti rekord, vaid Lokuta kadakas on Euroopa kõige jämedam kadakas.